Enn Kippel, Meelis. Ajalooline noorsoojutt. Sellest on möödunud juba 22 inimpõlve. Või õigemini pisut enam kui 700 aastat, kui elas kuulus Sakala maavanem Lembitu. Siis oli meie maa hoopis teissugune kui nüüd. Metsad olid aina suured ja mühavad tammikud, järved ja jõed, aga hoopis sinisemad kui praegu. Külad asusid tumedate metsapadrikute ja järvede vahel, aga teed, mis nende juurde viisid, olid alati vahimeestest valvatud. Metsad olid siis täis karusid, huntide kisa, aga samuti hulkusid tammikuis metskultide karjad, kes toitsid end maha varisenud tammetõrudega. Ka pikasarveline tarvas ehk metssõnn jooksis seal möörates ringi. Ei läinud siis ükski mees metsa, ilma et tal poleks kaasas olnud oda ja vöö vahel kirvest või nuga. Paljusid neist loomadest püüdsid aga inimesed paeltega kinni, tõid oma kodudesse ja õpetasid taltsaks. Ja seepärast polnud sugugi ime, et ühes või teises peres hoiti õuekoera kuudis karupoega või hundikutsikat. Paljud inimesed oskasid aga koguni metsloomade keelt, nii et neil oli tühine asi mõnda lindu või oravat enese juurde kutsuda. Üks säärane mees, kes tundis lindude ja metsloomade keelt, oli Leholas Lembitu külas vana karjus Ivo. Et ta oli trääl ehk sõjast toodud vang, siis oli tal pea vikatiteraga paljaks aetud ning ta ei tohtinud kunagi enam oma juukseid pikaks kasvatada. Lonkas ta aga seepärast, et sõjas oli löödud talle suur haav reide. Pikkamisi oli ta õppinud ka eestlaste keelt kõnelema ja ta ei kippunudki enam tagasi oma kodumaale, mis asus sealpool Peipsit. Lehola küla, kus elas kihelkonna vanem Lembitu, asus suure metsapadriku ja Laukasoo piirimaal, kus kasvasid ning haljendasid rukis, oder ja kaer. Igas peres oli seal palju veiseid, lambaid ja muid pudulojuseid ning hobused jooksid seal karjadena koplites, hirnudes ringi. Ainuüksi vanem Lembitul oli seal lambaid nõnda palju, et kui ta neid kauba vastu vahetades müüs, siis ei hakanud ta neid kunagi üksikult lugema, vaid ajas tervest karjast sihi läbi. Sample complete. Ready to continue?